Tervitused kõigile ristpiste fännidele ja eile ma oleksin hea meelega tahtnud lõpetada oma kassi pildi ära, sellepärast et mul on jäänud seal tikkida ainult vurrud. Aga siis ma mõtlesin seda, et kuna see on päris huvitav selline piste, et siis ma teeksin ühe ka video, sellepärast et need, kes alustavad tikkimistega, võib-olla nad ei tea, mis asi see on. Ja nimelt tegemist on siis sellise pistega nagu coaching inglise keeles, vene keeles on see выкладная нить. Ja eesti keeles ma ei tea, kuidas see on, et kui keegi täpselt teab, siis ta võib kirjutada, et see tehakse siis niimoodi, et võetakse mingisugune muline lõng või mingi nöör ja siis teise niidi või lõngaga õmmeldakse ta tööpinnale kinni. Mis teda eristab tikkpistest on see, et kui tikkpiste jääb, siit on näha kõrvakestel, selline katkendlik, sellepärast et ma viin vahepeal ta töö taha, eks ole, ja siis töö peale, töö taha, töö peale, siis selle coachingu puhul jääb selline ühtlane pidev joon tööpinnale. Ma ei tea, ma ise hea meelega kasutaksingi väljendit joonpiste, kuigi tegelikult selle all eesti keeles vist mõeldakse erinevaid pisteliike, et tikkpiste on ka iseenesest joonpiste. Ja skeemi peal ongi ta märgitud sellise joonega ja lihtsalt nüüd tuleb lugeda seda skeemi võtit või instruktsiooni, et millega selle töö puhul on tegemist. Minu töö puhul on siis niimoodi, et mul on olemas nii backstitch ehk tikkpiste kui ka siis see coaching ehk siis see joonpiste. Ja ma näitan siis hea meelega, et kuidas ma seda teen. Selleks on mul vaja siis muline lõnga ja ma võtan 2 siis lõngajuppi vastavalt skeemile, mis värvi mul tarvis on. Üks lõng nendest jääb siis looklema tööpinnale ja teine on siis nii-öelda see töölõng, mis on töö taga ja millega ma kinnitan selle pealmise lõnga töö külge. Ja esimene asi, mis ma teen, on see, et ma vaatan skeemi pealt, kus mul see joonpiste nii-öelda alguse saab. Ja seda ei ole sugugi mitte lihtne teha. Vahest on nagu selline, väga kergelt leiab üles, kus see alguse saab, aga kui siin on hästi palju selliseid blende ja sarnaseid toone, siis ei ole see kõige lihtsam töö, aga saame hakkama. Nii. Ja ma teen siis seda niimoodi, et ma võtan ühe nõela, tõmbime otsaga nõela ja otsin ja märgin ära nõelaga, kust see joon alguse saab. Nii, leidsin selle koha ja torkan selle nõela sinna sisse. Ja nüüd ma vaatan skeemi pealt, kus on see esimene koht, kuhu ma selle joone saaksin kinnitada ja selleks ma otsin üles selle koha, kus see joon läheb siis nende ristpistete keskelt, mitte keskelt, vaid vahelt läbi. 3 alla, 1 vasakule. 1, 2, 3 alla, 1 vasakule. Siia tuleb esimene kinnitus. Miks ma selle ära märgin, on see, et ma keeran nüüd selle töö teistpidi ja kinnitan ilma sõlmeta mõlemad muline lõngad sinna töö taha ja toon siis ette nendest kohtadest. Ja tavaliselt ma kinnitan siis läbi eelmiste pistete selle kõigepealt viin kuskilt läbi. Ma viin nüüd samas kohast veel teist korda läbi selle niidi. See tõmbab ta niimoodi lukku, pärast ma lõikan need otsad ära ja siis ma olen harjunud niimoodi, et ma 3 korda käin läbi sellest erinevatest pistetest. Ja nüüd ma torkan ta sellest kohast töö paremale poolele. Nii. Ja nüüd on mul mõlemad muline lõngad töö paremal poolel. Ja see on siis see lõng, kust mul see joon saab alguse. Ja see on see lõng, mis hakkab mul siis käima töö peale, töö taha. Nüüd see lõng, mis on siin töö peal jooksma hakkab, et ma teen niimoodi, et ma otsin skeemi peal, kus ta peab töö taha tagasi minema, tähendab, kus ta lõppeb. Ja viin ta töö taha seal. Kuna seda ei ole väga lihtne leida, siis ma loen siit lihtsalt, et sealt paremale mööda seda liini. Ja ma loen siis mitu siit 1, 2, 3, 4, 5. 5 ristikest vasakule sellest algpunktist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja tulen siis selle jooneni.
ja olen nüüd leidnud selle õige lõpukoha ja viin selle joone alguse ja lõpu siia taha. Ja ma ei tõmba teda kindlasti mitte pingule. Ja nüüd ma võtan selle nii-öelda töötava mulineelõnga. Ja nüüd on niimoodi, et see on mul siis siit kohast, ma vaatasin, et ta jookseb see joon täpselt ristpistete vahelt. Ma tõin, eks ole, siit selle mulineelõnga tööpinnale. Ma nüüd lähen selle nõelaga mulinee teisele poole ja torkan selle nõela sisse sellest samast augus, kus ta on välja tulnud. Natukene pingutan seda purrukest siit. Hästi õrnalt tuleb sellega tegutseda ja ma ei tõmba kõvasti kindlasti seda kinni, muidu siia jääb, ta tõmbab seda töö taha lihtsalt selle joone ja siis ei ole nagu sellel asjal mõtet õrnalt. Nii, esimene kinnitus on tehtud. Ma vaatan nüüd, kuhu see teine kinnitus tuleb. Ma vaatan siin, et 3 alla ja 2 paremale. 1, 2, 3, 1, 2 siia. Võtan see natuke eest ära. Siia tuleb mul teine kinnitus. Ma toon siis siit ühelt poolt seda pealmist tööpinnale. Ja teiselt poolt samasse auku, teiselt poolt mulineelõnga, viin ta töö taha ja hoian mõlemad mulineed niimoodi hästi õrnalt, aga et võtaks sellise ilusa joone kujul. Ja esimene vuntsikene on mul valmis nüüd sellega. Nüüd on mul vaja teha selline asi, et ma vaatan, kus mul saab alguse siis teine vuntsike, aga kuna mul on käes praegu see mulineelõng, millega ma kinnitan, siis ma vaatan selle juba teise vuntsikese kinnituskoha ära. Ja see on sellest eelmisest kinnitusest diagonaalis ühe risti võrra alla. See on mul kinnitus ja nüüd ma võtan siin töö taga on mul siis lõng, mis hakkab mul töö peal kogu aeg jookseb. Ja see tuleb skeemi järgi mul tuua töö pinnale 1 piste alt poolt. Nii, otsin jällegi üles selle lõpu. 3, 2, jah, see peaks olema see lõpukoht. Ja et ta mind segama ei jääks, siis ma liputan ta siia üle töö niimoodi kuhugi, et ta seal taga mul sassi ei läheks. Ja jälle hakkan kinnitama nüüd teise mulineelõngaga vurru. Siit on mul ta välja toodud ja teiselt poolt mulineelõnga. Viin ta töö taha. Natukene hoian seda esimest pinges. Natukene liiga kõvasti läks vist. Niimoodi. Teine tuleb mul lõpust 3 vasakule, 1 alla. Tõmbasin natuke pingule seda pealmist joonpistet. Ja teiselt poolt siit läheb alla tagasi. Nii, ja teine vurrukene on ka valmis. Kui nüüd seal taga mul need vahemad lähevad väga pikaks, et ikkagi üle 5 ristpiste, siis ma keeran töö vahepeal teistpidi ja vahemale poole jällegi kuskile sinna pistete alla kinnitan selle mulineelõnga, et nad ei jääks seal rippu, sellepärast et ta ei ole väga tugevalt siin üldse, et ta on ikkagi niimoodi õrna käega tehtud. Järgmise vurru jaoks ilmselt teengi nii, et ma teen ühe kinnituse sinna alla, aga selleks ma märgin ära selle koha teise nõelaga, kust ma pärast pean ta töö pinnale tooma. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ja see vahemaa on siis, eks ole, praegu mul kinnitus siin. Ma näitan ilmselt kääridega, see vahemaa on siis selline, et praegu mul on viimane kinnitus siin ja ma toon ta siia ja ma teen siis seal töö vahemaal poolel lihtsalt, vähemalt ühe kinnituse.
see on see kinnituslõng mul. Ja nüüd ma vaatan, kuhu ma toon selle teise lõnga. Ja nüüd ma skeemi pealt vaatan siia, et ta ei olegi päris pistete vahel. 1, 2. Vaid on siin kuskil keskel. No ma üritan siia keskele torgata. See tähendab, et ta ei ole mitte 4 ristpiste kohtumiskohas, vaid ta on kuskil siin poole peal. No ma arvan, et see on trükiviga, aga no miks mitte. Vahest ongi need tikkpisted ja sama coaching sejoonpiste niimoodi skeemil, et ongi mingitest suvalistest kohtades ja siis on vaja lihtsalt hästi teravat nõela, et üritada siis ristpiste vahele teda torgata. Võib-olla see teine vurru ots oleks mul lähemal olnud, aga kuna ma juba niimoodi tegin, siis las ta olla. Vurru algus ja tööniit mõlemad on siis nüüd peale poole toodud. Ja ma vaatan nüüd, kus see vurrud lõpeb ja peale pikka otsimist leidsin lõpuks üles siis ka selle, kus see vurr lõpeb. Ja panen selle joone siia peale. Ja esimene kinnitus. Nii. Kui te vaatate nüüd seda, eks ole, mis on siin kõrvad ja kuidas paistab see, siis on näha, et on vahe sees. Nii, 3. vurruga on mul nüüd asi valmis. Edasi ma teen juba kiiremas tempos. Ma olen nüüd oma kassivurrud valmis saanud, see tähendab seda, et coaching on mul kõik valmis. Ja nii palju pean meil ütlema, et tavaliselt tehakse coachingut pärast seda, kui pilt on valmis tikitud ja kogu pilt on ka ära pestud. Sellepärast, et kui teha ta enne ära ja pesta pilt ära, siis tavaliselt see kanva tõmbub natukene pesus kokku. Ja siis on selline asi, et coaching jääb rippuma. Ja siis teda tuleb uuesti nagu pingutada kuidagi või üle teha. Mina teen seda alati töö lõpus, sellepärast minule ei meeldi mitu korda ühte asja teha. Midagi keerulist siin ei ole, natukene harjutamist ja igaüks saab sellega hakkama. Ja kohtumiseni järgmistes videotes.